Maailma meri sisaldab palju saladusi. Sõltumata sellest, kus me elame, mõjutab ta nii või teisiti meie elu, kliimat ja kujundab õhku, mida me hingame. Kaitstes merd ning seal elavaid organisme, me teeme tänuväärset tööd tulevaste põlvkondade jaoks. Meres on ammendamatud toiduvarud ning mineraalressursid, mis võimaldavad tagada sajanditeks elu maa peal. Kuid meresügavustes on midagi enamat. Seal on maaelanike tervise ja elu pikaealisuse saladuse allikad. 1000-aastase maa ajaloo jooksul settis meresügavustesse kiht-kihi järel mineraalide rikas korallliiv. Läbides oma loodusliku elutsükli, korall sureb ja langeb merepõhja. Pika aja jooksul kestnud settimis- ja murenemisprotsesside tagajärjel korallitruusid murenesid, moodustades merepõhja korall-liivaladestused. Sealt ongi saanud alguse Marine Coral Company lugu. Iidsest merepõhjast joogiveeni kuni sinu heaoluni välja. Nansei saarestiku ümber, mida Jaapanis tänapäeval tuntakse Okinawa nimetuse all, olev kristallpuhas vesi sai suure hulga ja erineva kujuga koralliliikide kogumite koduks. Imeline värvikamma ning lõputu valik mereorganisme, sellistena näevad välja aja jooksul kuhjunud iidsete korallriffide kogumid. Paljud seal elavad inimesed on erakordselt hea tervisega. Nad elavad mere ääres, töötavad, peavad loomi, naudivad oma valmistatud toitu ning on õnnelikud neile antud loodusandide üle. Tutvudes kohalike inimestega ning võrreldes teistes paikades elavate inimeste eluga, selgus, et nende eluiga pole mitte ainult pikem, vaid nad haigestuvad harvem ja vähem sellistesse haigustesse, nagu näiteks vähki, südamehaigustesse, diabeeti, artriiti ja teistesse tervist kahjustavatesse haigustesse. Võrreldes teiste üle maailma kohtadega on nende inimeste elukvaliteet palju parem. Okinawa külaelanike vanus ulatub 80 kuni 115 aastani. Enamik neist elavad aktiivset, täisväärtuslikku elu, ilma sügavate puuete ja haigusteta, nagu seda esineb paljudes teistes kohtades. Meie elanikel on surevus vähi- ja südamepuudulikkuse haigustesse väike. Olen tegus ja hea tervise juures. Saart külastab palju teadlasi ning arste uurimaks põliselanike tervist ning nende pikaajalisuse saladusi. Nad on tuvastanud, et nende hea tervise allikas ei ole mitte üksi normaalse füüsilise koormuse ja tervisliku toidu tulem, vaid on tingitud peamiselt veest, mida nad joovad. See vesi erineb oluliselt mujal maailmas erinevast veest. Filtreerides läbi iidsete korallimoodustiste, leostub vihmavesi, nendes sisaldavaid mineraale ning teisi keemilisi ühendeid rikastades vett, sealhulgas kaltsiumi ja magneesiumiga. Ka tänapäeval kohalikud elanikud tarbivad puhast joogivett Okinawa saarel leiduvatest looduslikest allikatest. Kohalik elanik viitab korallirifmäele, kust vesi voolab välja. Paljudel Okinawa saarel olevatel majapidamistel on omad veekogumissüsteemid, mis on pealt kaetud korallriffidega. Enamus Okinawa saare elanikke, vaatamata asukohast, tarbivad korallidest läbi filtreeritud vett. Korallvett on väärtustanud paljud teadlased, sealhulgas Susumi Uehara, kes soovitas hakata kasutama sellist vett ülemaailmselt. Ta esines 1983. aastal lihtsa ideega hakata levitama korallliiva ülemaailmselt kotikeste abil. Siit sai alguse Marine Coral firma, kes hakkas sellega tegelema. See on imeline moodus, mida me kasutame juba aastaid ja oleme sellega väga rahul. See on esimene leiutis maailma ajaloos, kus koralltooted osutusid kasulikeks. Üheks paremaks tehnoloogia ja inseneriteaduse rakendusviisiks. Võin kinnitada, et olen esmaavastaja.
Jaapani valitsus võttis algusest peale Okinawa iidse koralli kaevandamise oma kontrolli alla. Keskkonnahoiu seisukohast tundlik protsess ei kujuta ohtu tänapäeva korallide kasvule ning samal ajal võimaldab mariinkorallil ja teistel koralle tootvatel firmadel levitada oma toodangut ülemaailmselt. Toorme valik toimub ettevaatlikult. Mariinkorall firma saadab toorme Takasaki tehasesse. Koralltoorme puhastamise ja kuivatamise patendi ainuomanikuna erineb see firma teistest koralli tootmisega tegelevatest firmadest oma toote puhtuse poolest. Koralli tuleb puhastada väga ettevaatlikult, et poorsus tagaks mikrokomponentide absorbeerimise joogivees. 2 aastakümne vältel toimunud uuringute tulemusena teadlased avastasid, et lisades vedelikku isegi suvaline kogus Okinawa koralliliiva avaldab ta märkimisväärset mõju organismile. Väike 1-grammiline korallmain kotike on ette nähtud 1,5 liitri vee kohta. Vesi on kõige tähtsam aine inimese elus. Kehas on teda 70%, veres 90%. Veri transpordib toitaineid rakkudesse. Igapäevane veetarve normaalsetes tingimustes on 1,5–3 liitrit. Paraku keskkonna saastatus taimekaitsevahendite ja happevihmade kaudu suureneb ning vee kvaliteet kõikjal halveneb. Organismile kahjulikke mürkaineid, nagu kloroformi, nitraate, kaadiumi ja alumiiniumi leidub tänapäeval kõikjal. Peaaegu igas vees, seotud on nad reeglina tööstuse, põllumajanduse ja heitvetega. Lihtne katse näitab, kuidas on võimalik koralli abil saada vajalik joogivee konditsioon. Elades piirkonnas, kus vett on vähe või käepärast ei ole kloori, aga samas pH on madal 2,5–3. Sellise pH puhul surevad kalad. Kui pH on 6, surevad krabid. Ja ka teised elusorganismid ei ole võimelised haigustele vastu panema. Päästerõngaks osutub korallliiv. Juhtivad biokeemikud ning meditsiiniala psühholoogid peavad tasakaalustatud pH taset tähtsaks tervise tagatiseks. Kivistunud koralle hakati kasutama Hiinas toidulisandina juba 1596. aastal. Lisades toidule kivistunud, kõrge pH näitajaga koralle saadakse inimese vere ja mereveega ligilähedane pH tase. Korallmain tõstab pH taseme ja teeb vee leeliseliseks. Korallmain samuti neutraliseerib vees olevad setted ning lisab juurde sageli veepuhastusjaamas eemaldatavad mineraalaineid, sealhulgas kaltsiumi. Isegi vees olevaid kloriide, raskemetalle, floriide, baktereid ja vetikaid saab korallmaini abil kahjutuks teha. Me saame end kaitsta reostuse eest, juues korallmainiga parendatud vett. Paljud inimesed ei mõista, millist laostavat mõju tervisele avaldab ühisveevärgi vesi. Nad pole teadlikud sellest, et veel tõsisemat ohtu kujutab klooriga töödeldud vesi keedetult. Korallmain kasutusspekter on lai. Paljud inimesed lisavad teda enne kraanivee keetmist. Korallmain veega pestakse puu- ja köögivilju. Korallmain veest valmistatakse koguni jääkuubikuid. Miljonid inimesed ülemaailmselt kasutavad iga päev seda suurepärast toodet. Korallmain vee joomise tulemusena paljud inimesed on parandanud oma tervist. Korall on vajalik luude taastamiseks.
Coral Club International startis 1998. aastal Torontost. Selle algatuse edumeelseks autoriks on tõeline humanist, ärimees Mr. Leonid Lapp. Ta lähtus sellest, et ühendades kaks jõudu on rahvale tulemuseks mitmekordne tasu. Tema unistus sai miljonitele inimestele üle maailma reaalsuseks. Viimase 10 aasta jooksul on tuhanded inimesed liitunud ülemaailmse Coral Club Internationaliga. Kompanii äritegevus on ulatunud enam kui 20 riiki. Coral Club aitab igal aastal parandada paljude inimeste tervist, teenides samal ajal kasumeid. Härra Lapp jätkab väsimatult oma igapäevaseid toiminguid, sest see tegevus on talle palju enam kui töö. See on tema lemmikharrastus. Ta on alati loominguline, haaratuna uutest ideedest. Ta motiveerib tegusalt oma kolleege uute võimalustega ja väljakutsetega. Ühendades oma tiimi Susumu Ueharaga tegi Leonid Coral Mine'i kättesaadavaks üle maailma. Oma veendumustega ta inspireerib kirglikult oma äripartnereid, tegemaks äri jõulisemaks ja eesmärgikindlemaks. Leonid Lapp koos oma sõpradega ja kolleegidega suurendas oluliselt võrgustikku, liitmaks üha rohkem ilusaid kohti maailmas. Saatus viis meid kokku. Ma nägin temast kindlat veendumust, pühendumust ja tundlikku missioonitunnet, teadvustamaks kogu maailmale, igasse maailma nurka, koralltoodete kasutamise eelistest ja õnnestumistest. Tema usub mind, mina usun teda. See teeb meie suhted väga tugevaks. Ma tahan järjepidevust, head kvaliteeti, head suhet ja seda kõiki Sutsumi Uehara suudab. Koostöö tulemusena muutub Coral Mine domineerivaks brändiks ning koralli läbi üleilmselt oluliseks toidulisandi allikaks. Coral Mine levitamise ärimudel on loodud Leonid Lappi ja Coral Clubi poolt. Koralli eelnev kuivendus, kuumutamine ja steriliseerimine on algatatud Susumi Uehara ja Marine Coralli poolt. Tänu nende ühisalgatusele jõuab Okinawast igasse maailmanurka kvaliteetne Coral Mine. Jaapani iidne ennustus ütleb, Okinawa merest tuleb aare, mis õnnistab inimesi üle kogu maailma. Coral Mine mineraalidega rikastatud vett nimetatakse ookeani piimaks. Ta on see, mida inimene vajab. Ta aitab taastada organismis vajalikku pH tasakaalu, stimuleerib immuunsussüsteemi ja võimaldab tervislikult ja aktiivselt elada. Ma arvan ja olen täiesti veendunud, et toode kuulub inimestele ja me soovime, et ta jõuaks kõikideni. Meie nägemuseks on varustada koralltoodetega üleilmselt kõiki. Ürgaegsest merepõhjast sinu joogiveklaasini, sinu organismini. Coral Mine on parim valik, muutmaks vesi joodavaks ja tervislikuks. Coral Mine'iga elutsükkel jätkub.